Tere päevast, head fännisektori vaatajad, kuulajad, täna toimub meil eriepisood ja meil on tulnud täna külla noormees otse Saksamaalt, Patrik Kristal. Tere, Patrik! Tervist, Kermo! Kuidas sul läheb, Patrik? Kuule, päris hästi läheb. Eestis väga mõnus, soe ilm, kurta ei saa. Ei saa. Mitu päeva oled jõudnud Eestis olla? Kes siis veel ei tea, siis meie episood läheb välja pühapäeval ja me salvestame seda siis episoodi päev pärast Londoni Arsenali tiitlivõitu. Mina tulin pühapäeval vastu esmaspäeva, öösel. Ja kahju, Arsenal võitis. On kahju? No võits, oleks võinud viimasel päevale minna, oleks nagu äge vaadata. Pigem eeliseid City võitu kui Arsenali, jah? No jaa, või lihtsalt pinge pärast? Ei, pinge pärast, oleks äge vaadata mänguna, aga nüüd on igavel, nüüd on ainult Tottenham välja languks. Nüüd on vaja Tottenham välja languks, okei. Mis sa oled jõudnud teha Eestis? Ma jõudsin olla ühe päeva Eestis perega ja siis ma juba läksin palliplatsile. Puhkust ei ole. Puhkan, kui ma 35 olen. Õige. Pole vaja puhkust. Nagu öeldakse, et alles nii-öelda mullas. Ja et nii kaua tuleb. Tööd on vaja teha. Aastaid on vaja. Ja ei, mõnus, tegime väikse trenni, kui teeme peale siin esikindale. Õige. Olid ka ise seal? Kuule, sattusin olema küll, et ei tulnud kõige paremad need löögid välja. Arenemisruumi on, ütlen. Arenemisruumi on ka tribüünil kindlasti ja eks me püüame ka areneda aina hoogsalt edasi, aga ma arvan, näeme nüüd sinu juurde. Enne veel, kui sa ju Saksamaale jõudsid, mängisid sa Paidlinna meeskonnas, mängisid sa Tallinna FC Levadias, aga jalgpalli ABC tehti sulle kus selgeks? Ma ütlen Harjus tehti mu jalgpalli ABC selgeks. Kas oled siis Harju KTM? Ma arvan küll, jah. Ma ei tea, kus see KTM-i reegel töötab, ma saan vist Kalevi KTM ka olla, aga jah, Harju KTM. Eks oligi Harju, Kalev, Leva, Paide? Jah, niimoodi läks. Räägi, kuidas sul jalgpall algus sai, kui vana sa olid, me teame kõik, sinu isa on suur Eesti jalgpallilegend, aga kuidas sinul esimesed nii-öelda pallipuudet tulid? Ma arvan, mu esimesed pallipuuted tulid, kui ma olin mingi 3, ma arvan, sest mu paps oli Tartus treener ja ma lihtsalt läksin trenni kaasa ja ma sebisin ennast kuidagi alati igal pool trennidesse sisse, et ma vaatasin kurva pilguga neid treenereid, et ma lihtsalt, no tule. Ja sealt ma sain ja siis ma tahtsin veel, nii palju kui paps on rääkida, tahtsin alati, siis kui esindus hakkas trenni tegema õhtul, siis ma tahtsin sinna trenni ka minna, aga sinna mind ei lastud. Liiga väike, aga siis kui me Tallinnasse kolisime, siis kolisime laagrisse just. Ja siis ma läksingi Harjusse, aga seal Harjus oli nii, et ma läksin alguses sinna, sest see oli lähedal ja kõik mul oli vaja tegevust, vanemad ei viitsinud enam oodata, kuidas ma kodus mängin. Ja ma läksin sinna ja alguses tegelikult öeldi seal, et me ei võta nii noori nagu, me ei võta nii väiksed, aga siis mu paps seal ütles, palun, võtke trenni. Ja siis ma olin ühe treeneri ees, et kuule, et võib tulla. Piisalt hea, piisalt pädev. No nii vedetakse. Ja siis ma seal olingi, kuni ma olin, ma arvan, mingi 12? Ei, 12-11. Ja siis koos treeneriga läksime Kalevisse. Et treener võttis sinu kaasa Tallinna Kalevisse? Ma arvan, me läksime treeneriga kaasa pigem. Et terve meeskond läks? Suht terve meeskond läks nagu kaasa. Ja kuidas sul Kalevis läks? Kalevis algus oli hea, aga siis seal oli see üliraske veider periood, et vaata, Eestis tuleb see U15 koondis, mis mängib siis seda liigat, kus teiste meeskondadega, aga see sats, kus ma trenni tegin ja kes mängisid nagu ka seda liigat, aga see U-koondis mängib vist teist liigat, me mängid esimest liigat ja siis ma ei saanudki nagu mängida seda liigat, ma ei saanud oma grupiga nagu mängida. Sa olid siis koondise eest mängisid? Ma mängisin ainult koondises, nagu reaalselt, kui sa vaatad, mu iga mäng oli koondisest, seal liigas. See oli ainuke asi, mis ma tegin. Iga teisipäev mängisin selle koondisest. Ja siis millal sul esimesed nii-öelda testimised tulid välismaale? Kui ma Levadiasse läksin vist. Et enne juba jõudsid Levadiasse minna, kui läksid testima? Jaa, sest ma mäletan seda väga hästi, kuidas ma Levadiasse sain. See oli nii, et ma istusin kodus, mängisin GTA-t, istusin üksi ja ema kutsub mind tule, et kuule, et viimases mängus, kui sa mängisid selle koondise eest, et sul käisid Savic ja Kink vaatama. Ja siis ma ütlesin, okei, äge. Ja nad küsisid mu isalt, et mis sa sind, et mis sa vaatasid, et mu poeg mängib, blablabla.
ja siis nad ütlesid, et vaatasid seda mängu ja siis ütlesid, kuule, et lähme teeme väikse kohvi kuskil. Ja siis nad läksid ja siis tuli siuke, et nad tahavad muga profilepingu teha. kui niimoodi, jah? jaa, tahavad võtta esindusse. Ja sellepärast mäletan seda nii hästi, et mängisin GTA-d ja siis ma läksin sinna ja, ja sealt see edasi arenes niimoodi. ja Levadias kaua sa Levadias jõudsid olla, kui läksid juba välismaale kuhugi proovima, testima Ma siis? läksin Levadiasse siis, kui ma olin 14 ja ma läksin kohe esinduse trenni, see oli väike šokk. Siuke kõik. aga sa tegid debüüdi ka ju 14-aastaselt Eesti Premium-liigas? Ei, jah. Ei, siis ma läksin, kui ma olin 13, sorry. jah, kui varem 13 ja ma läksin esinduse trenni ja seal ma tegin kõikide sakade ja kõikidega trenni. Eesti oma Lamin Jamal. jah, eits, jah. ma ütleks küll nii. ja esimene kord, kui ma läksin välismaale, ma arvan, see oli Utrechtis olin vist. See oli vist enne Levadiat isegi. enne Levadiat ikkagi? jaa, aga ma ei mäleta täpselt ka. ma mäletad sa kõiki meeskondi, kus sa käisid testimas? kus ma olen nagu treenides osaline olnud on. Ma üritan sulle öelda, ma olen Utrechtis olnud, siis ma olen olnud Valencias ma olin siis, ma olen olnud Hamburgis. kas Valencia tuli tänu? ma arvan, kuigi sest need jutud, mis mulle seal räägiti pärast, oli, et sul on seesama tase, mis on satsid ja siuke. samaealistel nagu hispaanlastel ja mul on väga hea lugu su sellega ka. nii. siis Hamburgis olen olnud ja ma olen Bayernis olnud. Bayerniga mul on väga huvitav lugu. Ma olin Bayeris siis 2 nädalat ja mul on, ma ei saa öelda, mul scouting report Bayernilt ja selle peale ütles siis, mäletaks keegi Hamburgist ütles selle peale, et aga mis mängijad nad otsivad siis, kui nad sellise scouting report, jah, et mida nad veel tahavad, et see scouting report oli, oligi seal jälle, et has the level of the team ja siuke asi, aga siis rohkem ei tulnud midagi. aga Valenciaga? Valenciaga ma ausalt ei tea, mis mingit infot ei olnud mulle. Eks siis Bayern, Valencia, Utrecht, Hamburg. Kölnis olin ka. Kölnis ma olin peale esimest trenni öeldi, et tule meile. See oli ka seal kiirelt. jaa, seal käis kiirelt. okei, ärme veel Kölni juurde päris lähem, aga siis oli üks Eesti, kas saab öelda skandaalsemaid juhtumeid, aga see üleminek Levadiast Paidesse, et kuidas sa seda praegu mäletad ja kuidas sa seda meenutad? See on ka, ma võin meenutada seda nii, et seal oli nii, et tegelikult kui aus olla, oli mul ju plaan Kölni minna. Varem juba? jah, aga Kölni tuli siis üleminekukeeld. ja ma ei saanud minna Kölni, ma pidin minema siis aasta varem praktiliselt, aga tuli üleminekukeeld. ja siis sealt see niimoodi arenes, et Paide oli kogu aeg nagu oli, selles mõttes olid nagu huvitatud, aga nagu nad ise ütlesid ka, et kui sa saad välismaale minna, et mine välismaale. Et kui juhuslikult ei, siis ma oleks väga õnnelik, kui sa tuleksid. ja et muidu, et kui saad minna välismaale. see tuli siis läbi Gerdi? jah, läbi Gerdi, Ivani ja Taki ja kõigi nende. Taki juba siis pani sulle sina peale Levadiast, isegi enne seda ju. Ja siis, Taki on omamoodi scout vaikselt. jah, tundub küll, et peatreener, scout, abitreener, kõik. et mine see hullu tea, kus su karjäär kunagi lõppeda võib, Tarmo Käal näiteks. aga ei, äge, ja siis tegid ju ühe hooaja tegid kaasa, on ju? jaa, täpselt. mängisid eurosarja mänge, kuidas sa neid meenutad? Oli äge aeg? Minu jaoks on see nagu väga äge story, sest kui ma mõtlen nagu enda selle peale, kuidas nagu mul on läinud üleüldse ja see on nii, et nagu sa tegelikult sa võid igat mu satsi vaadata, kus ma olen olnud. Levadias, kui ma olin U21, ma alustasin pingi pealt. Esimesed mängud, ma mäletan, mulle öeldi, Ivan oli treener meil, ütles, et jaa, et suurtemate vastu, et sa pead olla pingil, et sa saad kindlasti mängu, aga et pingil, aga et U-satside vastu, U21, nende vastu sa võid alustada. Peale 5 mängu, ütles, kohe sa pead, mine põllule. Seal ma võitlesin enda koha pärast jälle põhisse. Paides samamoodi ju, alguses ma olin pingil ja jällegi võitsin enda koha. Ja lihtsalt ma arvan, see euro, need on natukene siuke väike auhind preemia. Et see oli väga äge kogemus, esiteks see nagu travel ja see kõik. Ja see, et Conference liiga ja see on nagu minu jaoks oli nagu väga nagu super kogemus.
see läks ju päris hästi ka isegi alguses. jaa, meil läks väga hästi, et see esimene Paala-mäng, ma mäletan, see oli veider igas, see oli esimest korda, kus sa nagu ei tea, kuidas peale mängu käituda. Ma mäletan, me olime 2-0 eest, tuli mingi loll vennal, löödi 2-1 ja me läksime riietusruumi ja siuke tunne oli, nagu ma oleks kaadanud, vaata. Aga tegelikult nagu siis öeldi ka, kui me võitsime, mis te teete, vaata. Supermäng, nagu me võitsime. Et see oli siuke huvitav ja siis noh, kodus Oskar Hõim, imeline, maailma parim, ma arvan, see oli üks kõige parem värav, mis ma kunagi näinud olen. Nagu oma silmaga, jah? Oma silmaga, ma ei tea nalja. Aga kas sinu värav, oli sinu värav ju Narva Transi vastu, kus sa panid? See ja see imeline imevärav. See on minu meelest isegi imelisem võib-olla. See tõesti, jah. Ma arvan, ma olin suht šokis, et ma Puskas selle eest ei saanud. Ma ka. Ma su kandidatsiooni oleksin andnud küll, aga hea, see Oskar Hõimu värav, see, ma arvan, see jääb Eesti jalgpalli folkloori küll, et ei no, ajalukku kindlalt. Jah. Nii, aga siis mängisid hooaja lõpuni ja siis Deutschland ootas sind ja siirdusid Kölni. Kuidas sa kõik seda mäletad, see lennureis, see kõik sinna jõudmine, et olid elevil? Jaa, ma mäletan seda, kui noh, sest see, ma ei rääkinud alguses, see oli nii, et ma läksin vaata sinna trialile, ma läksin kohe peal U17 koondist. Ühe satsi unustasin sulle ära öelda, Midtjyllandis olen ka Taanis. Taanis, jah? Jaa, sest mul oli nii, et ma olin Midtjyllandis nädal. Ma läksin koju, ma olin 2 päeva kodus, ma läksin Valentsiasse, ma olin seal 2 nädalat. Ma läksin koju, ma olin 2 päeva kodus, ma läksin Rumeeniasse U17 sellele turniirile. Ja peale seda me teised läksid koju, ma läksin otse Kölni. Ja ma mäletan, ma ütlesin seal kõigilt, kui ma olen 3 päeva, siis ma ei jaksa lihtsalt enam, nagu ma maks 3 päeva. Väga vedas, et peale esimest trenni öeldi, et kuule, et meil on vaja, et väga hea. Ja siis, kuna mu agent oli ka seal, nõustaja agent, siis talle öeldi, et kuule, et meil on vaja, et blablabla. Ja siis ma mäletan, ma olin hotellis isaga ja siis ma mõtlesin, et kuule, kas nad nagu päriselt siis tahavad minna. Siis ütles, jaa. Siis ütlesin, vau. Ja sealt arenes edasi ja ei, see naljakas lugu on, et kui esimest korda lähed, siis oled väikses hostelis seal stati ääres, treeningbaasi juures. Läheb natuke aega mõelda. Juba teine kord, kui tagasi tuled. Kesklinnas. Juba teadsid asju. Suur hotell. Niimoodi. Ja ei, see oli väga mäletan. Ma käisin enne, kui ma Kölni küll allkirjastasin, ma käisin mingi 5 korda seal, ma arvan. Niisama testid, jooksutestid, physical testid, mingid mängu vaatamist niisama. Ja tegid nagu väga palju, et ma tuleks sinna ja ma olin väga õnnelik ja rahul. Kaua aega võtsid sa oma nii-öelda elamise said seal või oled sa mingi noortega koos seal? Kohe sain. Kohe said oma elamise? Ma ei olnud ühtegi päeva hotellis. Okay. Pärast nii-öelda lepingu läksin kohe, lükkasin asjad enda. Nii, ja siis hakkas trall pihta. Kui erinev oli treeningtempo näiteks võrreldes Eestiga? Et sa esimesed trennid olid ju oma noortega seal, nii-öelda noorte satsiga, aga Eestis sa olid juba esindus, et meestega trenni teinud. Et kus seal see treeningtempo vahe oli, et? Ma arvan, see on sama või siis kõrgem, tempo mõttes. Et see muidugi see toob nagu rohkem eksimusega esinduse juures, aga nii erinev oli. Kui ma olin Paides, oli taktikaline rohkem, ma olen see, et meil on, ütleme nii, meil on laupäeval mäng Kölnis, meil on esmaspäev vaba, kui eelmine nädal oli laupäeval mäng, siis teisipäev me mängime 11-11, meil on sprindid ja 11-11 2 tundi vist mängime. Ja siis on paus, 2 tundi, mis me sööme oma treeningpaasid, siis on explosive gym, ehk siis hüpped, tõkked, kükid ja kõik on nagu maksraskusega. Teed selle ära, mõtled, väga raske. Järgmine päev on 5+5 väiksem. Ja niimoodi. Ja siis on ülakeha. Ja ülakeha on kohe peale trenni. Ehk siis täielik hagu andmine kogu aeg. Ja siis tuleb neljapäev, siis on easy, siis lähed lihtsalt välja, teed taktikalist, mängid rondot ja jälle ülakeha. See on nagu kõige nauditavam siis? See on kõige mõnusam. Sa tead nagu suht, mis tuleb ja see on nagu saad näidata ennast, see on raskes trendid. Reede mängu õnne, laupäeval mäng. Võidame, vahepeal antakse 2 päeva vaks. Harva, väga harva. Aga muidu on ja mängid laupäeval ära, pühapäeval trenn. Need, kes ei mänginud, need lähevad väljakul, testivad jõusaali, sõidavad ratast ja siis jälle niimoodi. Aga ma arvan, tempo ja see nagu, see on, ma arvan, tempo mõttes on nagu kiirem ja see siuke füüsilisem mõttes on isegi parem. Seal on ikkagi ka ju, kõik mõtted last, aga seal ühtegi alla 18 aastast inimest on kõik 24-aastased ja tulevad sul lihtsalt sisse. Ja esimene aasta, kui ma läksin sinna, mul oli keskväljas, oli siuke tegelane nagu Marko Hüüger, kes mängis Champions League'is Reali vastu Schalkega, võitsid Bernabaul. Ja siis
mõtle noh, see vend, kuidas see vend keerutab seal keskväljal ja lükkab sööta ja siis sa mõtled, et sa ei saagi palli ära eks sa mängisid ju Saksamaa 4. liigat . Mida hinnatakse Saksamaal sinu meelest kõige rohkem , kas füssa , taktikalisi oskusi , ma ei tea , tehnikat , et mis sa ise näed ? Mentalitit ja seda, kuidas sa nagu reageerid . no mentalitit sul on . Mentalit-, see oli kindlasti üks asi, mis mind kaugele edasi viis . et nad hindavad seda, ma arvan seda, kui ma alguses sinna läksin, ma mängisin nii, nagu ma mängisin kogu aeg , et teen oma asju, teen oma kanna tagant sööta bla, , onju . ja noh , seal liigas tuli palju kaotatud selle pärast . ja siis mulle öeldi , et võta vähe riskivabamalt , võtke rahulikumalt . võta rahulikumalt . ja siis ma mõtlesin jah , ongi , sest kui ma Paides kaotasin keskväljal palli , ma teadsin , mul on kaitses , noh , seal ei suudeta võib-olla niimoodi kontrasse minna ja ära lüüa . aga seal liigas enamus satsid mängijadki kontrate peale või siis seal on , kõik mängud olid sul mees praktiliselt . ja sealt sa kaot palju on tulnud kontrasse 5 ja ongi raske . siis ma hakkasin riskivabalt mängima , siis läks natukene mõnusalt , et kuule , et võid riske ka võtta vahepeal . siis ma mõtlesin , kumba tahate mul nagu , kas ma mängin riskivabalt või ma mängin riskivabalt . aga lõppude lõpuks ma leidsin selle balanssi ja siis ikkagi mäng hakkas sujuma . palju sa , kuidas ma ütlen nüüd , alguses said kohe mänguaega päris korralikult Jaa. siis tulid jutud , et tulid koondise juurde ja ei saanud enam nii palju mänguaega , et kuidas see periood sulle nii-öelda mentaalselt mõjus , et kui ei saanud nagu mängida nii palju ? see oli suht raske ikka nagu , et jah , et kui ma mängisin ja läksin siis varem ära koondisesse , kuna mul oli mäng ja ka neil oli samal päeval mäng , siis seal oli natukene jah , probleem oli , et ei taheta lasta ja sükest asja . kuna seal ei ole koondise pausi ju seal on küll , aga lihtsalt sama , täpselt sama on see , muidu ma oleks võinud ju minna , kui ei oleks lihtsalt no vahepeal on ka vaata topitakse mänge nagu lollid ja siis seal oli topitud nii , et esmaspäeval mäng , aga esmaspäeval peaks nagu kogunema . juba jah , okei . ja siis ma alguses mõtlesin , et ma mängin ära ja lähen , onju , aga siis taheti , et ma oleks kohe . ja mina ise ütlesin , et ma lähen muidugi koondisesse , et kas see on , noh , see oli siis , kas ma mängin Itaalia vastu või ma mängin kellegi muu vastu . ja seal tekitas väike probleem ikka , kuna me hooaeg ei alanud nii hästi , me vist olime seal allpool , kaotasime ja siis see tekitas niisugust probleemikat , aga lõppude lõpuks okei , et mine , et ei teki mingit probleemi . tulin tagasi , üks vend oli veel koondisest , tulin tagasi , öeldi , et treener ütles , et sa ei saa praegu alustada , et sa olid ainult kaks päeva ka satsiga , et sa tulid koondisest tagasi , et sa praegu ei alusta . aga olid pingi peal see mäng olemas ? ja teine vend alustas , kes tuli koondisest . ja siis oligi jah , ma mõtlesin , okei , ühe mängu võin alla , aga siis need mängud hakkasid tulema . vahet ei ole , mis seis , sats kaotas või võitis , mina olin ikka pingil . pingil , vahepeal sain oma minuteid . aga pigem olid siuksed jah , väiksemad . ja ma olin , ma ei tea , mida teha nagu , ma olin nagu , et mis asja ma tegema peaks , et aga kui ma rääkisin oma inimestega , kes mu ümber on ja niimoodi , ma ütlesin , et kui ma ei lähe nagu paugutama uksi , no just . et see on väga loll teema , mis üldse nagu juhtus , sellepärast miks ma ei mängi . aga ma ei hakka siin midagi , ma ei hakka klubist halba rääkima , et miks ma ei mängi , ma panen pea maha , ma teen trenni , et õige . päevade lõpuks mul on alati öeldud , et see on , ma ei mängi FC Kölni ees , mängin FC Patriku eest . ma arvan , see on väga hästi öeldud , et sa jah , et kõike teed sa ise , see kas nüüd , kui ma ei mängi , et kas ma , on 2 valikut , et ma ei mängi , ma hakkan seda välja näitama ja ma istun , ei tee jõusaali , lähen varem koju , ei tee eratrenni ise selle treeneriga , kes meil on ja lihtsalt ei tee trennis või ma annan endast kõik , ma näitan , et ma tegelikult peaks mängima ja seda ma arvan näitasingi , et kui mul olidki jutud näiteks teiste inimesega , ma ütlesin , et ma mängin nüüd seda , me ka aru ei saa , et miks sa ei mängi , et ausalt ütles , et sa näitad trennis , sa oled tubli ja ma lihtsalt seal , kui ma mängin , ma lihtsalt ütlesingi , okei , meil on siis treening staff'i , siis meil on alati treenerist kaasas üks inimene , brasiillane , kes võib sulle eratrenne teha , et võtta ise ühendust ja võtta ise ühendust ja ma ütlesin talle kogu aeg palju , kuule teeme . ja siis seal on huvitav see , et meil on individuaalsed koosolekud , kuskil tehakse siuke mängu players card või siuke asi . ja siis seal öeldakse su tugevused ja nõrkused välja , onju , ja siis seal öeldakse , et su nõrkused me ei hakka , ma nüüd tõid mulle väga , ütlesid , et näiteks ütleme su nõrkus on , et sa oskad peaga lüüa . Pole vaja , et sa oskadki peaga lüüa , me ei hakka seda , aga su tugevus on söötmine ja treblamine ja esimene puude . me hakkame , teeme selle sul nii heaks , et see ongi su salarelv praktiliselt . ja näiteks ma ütlesin ükskord , kuule ma tahaks pealelõõke teha , pealtrenni . ja see vend ütles , et see ei ole su sellel mängukaardil . me teeme esimest puudet ja me teeme söötu . siis ütlesin okei , ja ma tegingi temaga . peale trenni 15 minutit , 20 minutit teedki temaga lihtsalt . ta ütleb jah , mul on aega , teeme .
teedki peale trenni esimest puudet, söötmist. Ja seda ma tegingi ja lõppude lõpuks tuli mäng, kus treener kutsus mind kõrvale, ütles, et Patrik, et mul on vaja sind nüüd see mäng, et su mingi mentality ja siuke asi, et meil on vaja seda. Ja peale seda mängu ma olen iga mäng mänginud. ei no ma räägin, sul see mentality ongi nii paigas, mis nagu mitte ma siin üle kiita tahaks, et alati on võimalik veel paremini ja veel paremini, on ju, aga et jah, et sellega on nagu paigas, et ma arvan, neid noori maailma jalgpallis on nii palju, keda me teame ju, kes on hakanud kohe uksi paugutama ja kukudki läbi oma karjääriga seetõttu, et ei no eriti inimestele meeldib rääkida, et see, et kus ma pärit olen, ei ole oluline, aga kui sa oled Eestist pärit, sul ei ole väga suurt õigust, et kui mul on tiimis on sakslane, siis ma ei pea tast parem olema, ma pean tast 2 korda parem olema. Just, aga palju üldse inimesed teadsid, kust sa pärit oled? Ega väga ei teatud, on ju? Ei, väga ei teadnud jah. Naljakas lugu on jah, et ma ju ikka jälgisin Paide mänge ja siiamaani vaatan Eesti liigat ja enne mänge, kui me mingi bussiga sõidame või midagi, siis ma panen mängu peale ja vaatan, oli Paide Kuressaare mäng. Kuressaare. Ja seal on vaata rekkad taga. Autobussikoondis. Autobussid on taga. Ja inimesed vaatasid, mis mäng see on, ütlesin, et esimene liiga. Estonia Premier League. Siis see on esimene liiga. Staadion on. Ütlesin, see on esimene liiga. Täitsa lõpp. Ei no aga see on see maine, mis me ju saame võtta kas või see Paide Nõmme Unitedi mängu, on ju, et seda mängu ka väga ju ei tahaks näidata sõpradele, kes sul seal on. Et... Ei no jah, ongi. Ma tean, et alati räägitakse minu liigast, mis toimub, et 4. liiga, aga võtke lahti rankingud. Mine vaata, mis rankingus on Eesti liiga ja mis rankingus on minu liiga. Eesti liiga 181, minu liiga 144, aga ikka räägitakse, nagu mina oleks kuskil Muda augus mängin 4. liigast noortesats. Ükski inimene, kes on rääkinud, ma tean, ükski inimene pole mu mänge vaadanud nagu. Ma saan aru väga hästi, kellele see nõel läheb siin praegult ja ma ise olen ka sellega kursis alati olnud ja ma ei mõista ka seda, et kuidas see on võimalik, et saab üldse nii-öelda maha teha sinu valikut, minna Saksamaa 4. või sa Kölni lähed ja sa oled noortemeeskonnas, on ju. Aga ma küsingi su käest väga lihtsa küsimuse, et kui suur vahe on Eesti Premium liigal ja Saksamaa 4. Ma arvan, vahe on ikka see, seal on ikka nagu füss ja need on ikka juures, nagu seal ikka seal on ikka, kuidas ma ütlen, nagu see on ikka suht iga sats mängib elu või surma peale, et kas sa jääd püsima, nagu ma võin öelda, et meil on ka näiteks mänguboonused, võiduboonused, mis tuleb iga kuu juurde. See annab sulle sükse moti juurde, kui sa mängid nagu, et saada seda. Ja ma arvan, vahe on see, et esiteks atmosfäär. Sul on väike küla, sa lähed sinna, aga stata on täis. Sul on 5000 inimest. Sul on meie esinduse ultrad, tulevad meie mängule lippude ja büroga. Ja sul on platsid on praktiliselt perfektsed. Ma ei ütle, et seal nüüd siuksed imelised platsid, aga seal on kõik muruplatsid, kus on ikka mängitav, kastmissüsteemid, kõik on olemas nagu. Päris eilne TTK ei ole? Ei, päris eilne. Oleks vihma saanud, oleks väga hea. Aga siuke, sul on ikkagi mingi riies, sul on, kõik on olemas nagu. Ja tase on ka, sul ikkagi on mehed, kes tulevad iga mäng sulle mees peale. Sul ei ole ruumi. Ja siis, kui sa mängid U20, eriti seal on enda vanus, kus sa pead näitama ennast. Sul on U21 mäng, ma arvan, sul on 7 klubi skaudit on sul iga mäng kohal. See on nii suur võimalus näidata ennast. Ja kui ma rääkisin ka sellest, kui Köln oli veel teises Bundesliigas, mitte esimeses, siis vaata, meil on see nõustaja seal ja siis ta rääkis, ütles, et sa arvad, et 4. ja 2. liiga vahe on väga suur. See ei ole tegelikult nii suur. See füss ja see on umbes sama, aga see mängijate kvaliteet, see muidugi on teine. Aga ta ütles, et ära nagu pane enda pähe seda, et sa ei suuda mängida seal. See kvaliteedi vahe, nagu see liigade vahe ei ole tegelikult nii suur, ta ütles. Sest ma võin tulla, et meie liigas mingis Duisburg 25,000 inimest iga mäng. See on rohkem kui Eesti liigas on kokku terve aasta peale inimesi, meil on ühel mängul enne. Ja nad tõusid ja nüüd nad oleks peaaegu tõusnud 2. liigasse. Jäid napilt välja. Aga see ütleb juba midagi minu jaoks. See ütleb väga-väga palju. Sa oled nüüd teinud 2 hooaega Saksamaal, on ju? 1,5. 1,5 hooaega, okei. Kuidas sa ise tunned, kui lähedale sa jäid esindusmeeskonnale või kui kaugele? See on nii nagu huvitav lugu minu jaoks, et ma arvan, esimene aasta, nad rääkis alati, et meil on siuke, et esimesed mängud sul on adaptation, siis sul on siuke, et hakkad nagu leidma oma rütmi ja nüüd on see, et sa mängid nagu üle oma taseme.
ja nemad väitsid mulle, et nüüd sa see hooaja lõpp peale seda novembrikoondist, et sa mängid üle oma taseme. Et see on väga hea. Ja ma ei olnud ise kunagi siuke, et et ma pean olema esindus, ma pean olema, aga viimasel ajal ma hakkasin küsima nagu, et mis ma tegema siis pean, et saada sinna. Ja öeldi, et pead hästi mängima. Mulle üks inimene ütles, et pead hästi mängima, teine inimene ütles, et sa tead, kõik võib muutuda sinna, et sa kunagi ei tea. Ja ma mängisin hästi ja mitte midagi tulnud ja ma võin öelda, et minu asemel läksid esindusse, kui oli muidugi koondis ja siuksed läksid U19 liiga mehed, kes ei ole meie trennis isegi käinud. Ja nemad läksid minu asemel siis näiteks sinna. Ja ma ei hakka midagi ütlema, mis ma ei no muidugi, aga palju neid üldse kokku, palju sinu meeskonnas näiteks kokku läks sinu positsiooni juures sinna esindusse? Minu positsiooni juures ei läinud mitte kedagi. Aga palju mängumehi kokku läks? Mängumehi, ikka me kõik mõlemad väravahid on kogu aeg seal. Siis meil üks äärekaitse, kes mängis ka Bundesliigas, see näitab tegelikult, ta alustas Bundesliigas Dortmundi vastu või Gladbachi vastu. Ta alustas 76, ma ei tea, palju ta mängis, aga ta ikka mängib meie juures ja teeb trenni vahepeal meie juures. See näitab, et sa võid ju lähemängu mängida ja niimoodi, aga siis meil on hästi paljud veel, kes käivad nagu päev seal, päev meil, päev seal, on ju. Samas see võib kõik ju päeva pealt muutuda. Võib kõik, aga kunagi ei tea ka. Just. Ja nojah, äkki see ka ei aidanud kaasa, et nüüd nad tõusid ja nad olid siis natukene nagu treenervahetusi oli halb olukord ja see, et oli püsimise peale võitlemine, aga jah, natukene on kurb, et ma ei saanud, aga mis ma ikka kurvatsen. Õige. Ei saa üle ega ümber. Üks podcast tõi välja, et kuskilt väljaspoolt on sinu vastu huvi tuntud ja seal vist isegi öeldi välja, et on kindel, et lähed laenule välismaale. Kes selle välja tõi? No Kalev Kruus ehk Eesti Fabrizio Romano, kes siin on esikinda kohta infot avaldanud juba ja sinu kohta, et oskad sa midagi sellele vastu kommenteerida? Jah, et ma ei tea midagi. Ei tea midagi, et töö käib mina kesendun koondisele ja õige, aga huvi on? Loodame kindlasti, kuskilt ikka on. Et võiks olla ju kuskilt. Võiks kuskil olla, aga praegult on keskendumine koondisele. Jah, ja keskendumine koondisele ja teen trenni edasi. Väga hea, ma arvan, sellega on tee omas. Aitäh, Kalev, sulle selle huvitava selle info. Nagu Kalev ütles, on külaütt veel. Külaütt, aga külaütt võib ka vahepeal uskuda, ei kunagi ei tea. Ma ei tea, lähme Kölnirist edasi. Ma arvan, et saime teada küll. Vahepeal jõudsid ka Eesti A-koondis mängida, aga A-koondis juurde jõuame hiljem. Aga minu meelest oli üks väga-väga lahe mäng Kadrioru staadionil. Ei olnud lahe, kuule. Ei olnud lahe. Aga said mängida oma tiimikast vastu ka? Jah, praktiliselt võib öelda. Kas pärast või enne mängu on mingid läbirääkimisega, läbirääkimis on nüüd palju öelda, aga rääkisite ka sellest mängust? Jaa, peale mängu rääkisin Urbiguga, kes siis nüüd on Bayernis, Tielemansiga, Marteliga ja Sjelkega vist, kes mängisid seal. Või jah, mis sai? Mis nemad oli tõid sellest ei mängust? Midagi, ma rääkisin selle, see, kes siis on see noorte mängijate nõustaja või see potentsiaalikate esinduse mängijate nõustaja, siis ta ütles, et jaa, meil on paar venda. Ja peale mängu kui ma käplesin, ütlesin kuule, et ma tahan küll, ma tean. Ja seal öeldi, et siis muidugi oli see, et seal olid need lähedal, olid teised, siis sa oled Kölni ja et ei, sa tead, et sa saad hakkama, et küll on hea sulle ja saad hea mängija. See oli päris äge minu jaoks, et niimoodi öeldi. Ja ei see on väga tegelikult oli jah, see mängib Ademi, kes mängis Champions League'i finaali. Tol hooajal. Ja see tuleb mängib meie vastu. Väga ebareaalne, minu väga sürreaalne oli see, et sellised superstardid olid kohal. Meil oli satsis on vennad, kellel on, ma arvan, mingi 50 Eesti Premium-liiga mängu. Jeli. Tielemansil oli, ma arvan, mingi 150 Bundesliiga mängu. Pane seal oli veel Nick Voltemade, kes 90 miljoni. Siis meil oli Erik Martel ka, jah. Aga just see, et Karim Adeyemi. See kindlasti oli veel mingit, Rico Hertz oli see. Jah. Ei no seal oli, kõik olid superstardid, kõik olid Bundesliga mängu. Bundesliga kapten. Ja keegi, ma mäletan, keegi küsis mul üks küsimus peale mängu, et kuna mängisin Rootsi vastu, vaata. Keegi küsis, et kumb oli raskem vastane, kas see või ja see oli, ma ei mõtle, tegelikult ma arvan, see sats saaks väga hästi Rootsiga hakkama.
kas sa arvad, et see Saksa U21 oleks võidnud Rootsi A-koondist? sel ajal või? Sel päeval. Ma räägin, see on väga raske. Ma arvan vabalt võiks võita. Ma arvan ka. Ma arvan, seal läheks Rootsi aga väga vabalt. Mis see kas tulemus, ma ei taha sulle nüüd meelde tuletada selle ajast, aga 11-1 oli või? 10-1, jah. Pansid ärasid. Pansid ärasid. Läks nagu läks, aga ja Rootsiga jäi 0-3. Jaa. Kas Rootsi mäng oli see, kus sa debüüdi tegid? Ei. See oli juba hilisem. See oli varem. Ja. Mis sa veel sellest mängust mäletad? Kas see on su ajaloo suurim kaotus? Jaa, kindlalt. Ja siis ma mäletan esimest 25 minti oli 0-0. Meil oli võimalus, mängisime nagu hästi, ma tundsin ennast väga hästi, mäletan, võtsin Voltemaadelt palli ära veel, triblasin sealt vendadest mööda, ma tundsin nagu hästi ennast. Ja siis tuli rets dominoefekt ja kõik lagunes maha. See oli nagu, aga minu meelest seal oli alati nagu, seal ei olnud isegi siuksed väravad, et nagu okei, osad olid mõni olid, sa vaatad nagu vau. Osad olid, no nii ära hoitavad ravad, aga see on alati. Ja ma tuli endal meelde, aga pingilt sealt tuli ka ju veel eriti mingi Leverkuseni ja mingid siuksed Knauf või keegi siuke. Et see on jah klass omaette, kui nad mängijadki Bundesliga siis päevast päeva on ju. Aga siin Superstaris me rääkisime, kas 4. liigas ka teil seal oli mõni siuke superstar, kelle sa soovitad silma peale panna nagu? Kindlasti seal Schalkes ja Dortmundis on ikka vennad, kes nagu Gladbachis, ma ei tõesti nimesid ei tea, aga seal on vennad, kes ikka on nagu Bundesligas mänginud ja kes on siuksed, ma mäletan Gladbachis oli üks vend, me rääkisime ja siis küll nüüd seal ma tahaks ise ka endale teda, aga ma tean elusus ära seda. Aga jah, seal 4. liigas on, seal on vennad ju, kes on mänginud Bundesligas ja Bundesliga 2 ja mis see lause on? Vorm on ajutine, klass on igav. Klass on igav, jah. Aga sinu klass sai alguse Strawberry Arenal, olid 16-aastane, 9 kuud, 27 päeva, kui sa tegid oma koondise debüüdi. Kui hästi sa oma koondise debüüti mäletad? Väga hästi. Mis sulle enne mängu algust või enne mängu minekut ütles, mäletad? Või Joey või... Vist minu eest Henn ja Joey ütlesid, et mitte midagi, et jah, et see on debüüt, vaid taktikast, kuidas me mängime, sest me mäletan selle punase. Ja siis oli, et me pidime mingi taktikat muutma, see oli ainek asi, et... Punase saite? Jaa. Me mängisime mees vähem seal vist. Kevor või? Vist küll, jah. Kui keegi, siis Kevor, tervisub Kevorile, aga... no ei ole hullu, aga 20 pluss minutit vist said on ju. Kõige noorem, mis oli 100 aastat, oli see rekord või isegi peal Eestis. Ja... Kõige noorem muidu Nations League mängiga. Ja läbi ajalooga Premium liigas on ju ja neid rekordid ikka on sinu nimel. Äkki regionaalliigas ka? Väga võimalik. Ei tea. Särgi number 14. Kas ma tegelikult olen seda küsinud su käest juba? See oli minu üks esimesed intervjuusi, kui ma käisin seal spordiusi tegemas. Kas ei teegi intervjuu? Ma küsisin jah toona, et see number 14 pani mingi lisapinge ka? Ei. 0. Aga sa teadsid, kelle oma see oli? Jah, aga no mis see peaks see number? No pressure. No, varsti äkki on minu number seal. Ma arvan ka, ma arvan, et aga tahtsid ise seda särgi numbrit või? Anti lihtsalt? Yeah. Aga mis sinu eelistus oleks? 10. Äkki Kevor tahab vahetada? Kevor äkki vahetad Patrikuga ära selle särgi number? Ei, et mul on särgi numbriks, aga äge on kanda seda koondise särki, et nagu ma olen alati öelnud, et ma olen igale poole nagu koondisega kaasa, et koondist aastad on nagu suur au minu jaoks, et see on lihtsalt nagu koondise privileeg. On privileeg nagu, et see on lihtsalt ma nagu ma räägin jälle, et see sats, mis meil on ja nagu see tiim ja see coaching staff ja see nagu staff üldse, see on nagu nii, see vibe on nii hea seal nagu. Tundub küll, et te olete ju nii kokku seal, et et meil ongi ka, et me oleme kokku, aga kui on vaja nagu olla kuri ja see, siis ikka nagu me ikka oleme oma vahel nagu, aga see vibe on nagu minu meelest nii hea see koondises ja kahju, et kaotasime selle mängu, oleks parem debüüt tundnud äkki. No ma arvan, et paremad ajad on ikkagi koondisega ees, et sellepärast muretsema ei pea, ma arvan, aga tänaks päevaks on üle 10 mängu juba koondises kirjas. Ja. Kas sa tead, palju su isal on koondise mänge? Jaa, 142, 3. 143 ja mitu väravat tal on? 9. 9 väravat. Kas teed need numbrid üle?
tegelikult arvutasin, väravate number pean kindlalt üle, seda ma usun ka. see on mul esimene eesmärk. jah, ma mõtlen seda mängude mängude arv on päris hevi tegin matemaatikat veits, nii, mäletan. no nad ju mängisid omal ajal, neil ei olnud isegi koondise aknaid, nad läksid lihtsalt mängima. lihtsalt mängima. lihtsalt mängid. ma vaatasin, tema debüüt oli 92 jah, ja tema väidab muidugi, tema väidab, et oleks debüüdi varem teinud, kui ta oleks saanud. aga Eesti ju riik, jah, konst ei olnud. aga ma ei usu seda. ei okei, aga nii, tegid oma matemaatilise arvutuse, jaa. millal sa saad oma 44 mängu täis? ma olin 48, 45 peaks olema. aga kas siis on äkki vaja jõuda finaalturniirile? jaa, see tuleks kasuks. jah, tuleks kasuks. nii et plaan paigas. kas küsime nii, millal jõuab Eesti jalgpallikoondis finaalturniirile? Arvan varsti. Varsti? Arvan varsti. aja küsimus. aja küsimus. Ma arvan tõesti, et ma arvan see, mis me teeme, see on varsti peaks ikka. et nüüd tulev sügis ja kõik nüüd need aastad. ma arvan, see on väga, need järgmised aastad on nagu väga tähtsad ja väga huvitavad, ma arvan, et ma arvan, et tuleb põnev. ma arvan ka, et head ajad on ikkagi ees ja paneme selle A. Le Coq Arena täis on ju ja kui palju annab sulle jõudu juurde, kui sa näed, et sul on täis maja? oi, ma räägin, see Norra mäng oli ikka nagu väga-väga imeline. Et kui Eesti rahvas on täis ja on ikka nagu üksteise poolt, siis on see ikka nagu midagi teistsugust, see on midagi erilist. Kui hästi sa Norrale me ju jäime jah napilt 0-1 alla, on ju, et tegelikult oli lähedal, see oli 5 punktile, Max pani ju posti on ju seal ja sa tegid seal ka vägevaid liigutusi on ju, et ma arvan ka, et need head tulemused enam pole ju mägede taga. ei, ma arvan, et kõik on võimalik, nagu ma olen öelnud. Räägime Afganis ka või? Rwanda turniirist. Kuidas sulle see meeldis? See oli, ei muidugi jälle koondis, äge, ma ei hakka midagi ütlema, et see reisiks. Ta oli ikka veidi teistmoodi ju. Väga teistmoodi, et see treeningväljak oli natukene juba siuke huvitav, et aga mis Tata 45 000 täis, mis sa kahju, et sealt ei tulnud mingit siukest nagu paremat tulemust, et see oli ainuke asi. aga kas mänguplats võimalus üldse mängida ka? ma ei tohi midagi öelda nagu, et ei saanud. muidugi see ei ole see, mis ma välismaal või kus Eestis olen maha ründan, aga seal ei olnud nagu midagi väga hullu. mis kõige raskemaks või keerulisemaks selle asja seal mängus tegi? kas see, et oli veidi tavamaapinnast oli veidi kõrgemal ka vist? jaa, ma isegi ei tundnud seda, mõtlen ausalt ära. Ma isegi ei tundnud, võib-olla tõesti, kui 2 sprinti järjest, siis oli nagu natuke teistsugune. päris koos ei olnud. jaa, aga tuleb arvestada, et vastased mängid ka jalgpalli nagu. no ei, muidugi, et ja nende jaoks ma arvan, see turniir oli ju nii palju tähtsam ka. Me ju jah, kuidas ma ütlen, me ei, mitte et see oleks B-koosseis või C-koosseis, aga me andsime noortele võimalusi. Ma arvan, et see tuli kasuks meile väga hästi tegelikult kokkuvõttes. jah, meil oli vaja lihtsalt, ma arvan, et see võit oleks olnud nagu väga palju ka juurde, aga see oleks boonus olnud. jah, see oleks boonus olnud, aga ma arvan, et kui sa vaatad, siis koondis nagu jah, see, et kõik nagu rohkem debüüte said ja see on ka hea. ja ma arvan endale ka väga hea, et sain palju minuteid ja alati nendes mängus saad nagu õppida ülipalju. Et jah, et sa tead nagu järgmised, mida teha ja sükest asja. Kuidas seda turniiri Saksamaal võeti, kui sa sellest rääksid tiimikaaslastele või nõustajale näiteks? No seal öeldi, oi, see on väga teistsugune teema, mis sul enne oli, et sest mul oli tegelikult samamoodi. Meil oli mäng ära, siis kui sa ka Saksamaal käisid, vaata, siis mängud olid ära seal regioonis. Ja mulle tõstati see mäng nagu koondise peale. Ja ma mõtlesin, tuleb jälle sama teema. Eriti nüüd me läheme Aafrikasse. Ja ma läksin rääkisin, just nüüd on täiesti teine teema. Ära muretse. Ära muretse, sest selle ajal ma nagu mõtlesin, ma mängisin hästi. See täiesti teine teema on, et sa võid minna. Aga põdesid ka veits või? Ei, ma mõtlesin sama, kui tuleb sama asi, siis no mis teed? Mis ma teha saan nagu? Ei, vägev. Ja nüüd, mis meil on 2 nädala pärast on Balti turniir. Nädala? No umbes jah. Mis ootustega sinna lähed? Võit. Kas ainult võit? Võit. Võiduga tuleb ilus mäng ja kõik käib kokku, ma arvan. Aga võit on väga tähtis, ma arvan. Kuidas see turniiri formaat on, et mängite Fääridega on ju Pärnus ja kui vist, no vahet ei ole, kas me võidame. Üks mäng, nojah, Fääri me võidame. Ja Lätiga on Alekal või vastupidi või? Lätiga on Lätis ja Leeduga on Alekal.
nii et loodame, et Leedu võidab, meie võidame ja finaal on Ukrainal täismaja. täpselt nii. täismaja, kui Balti turniiri finaalis võiks küll täismaja tulla. Võiks või, see minu meelest näiteks, kus me hoiaks nüüd kokku. Suvi, ilusad ilmad, võimalus karikat võita. nii, Balti turniiri saab läbi, oled võitnud Balti turniiri, mis saab edasi? puhkus on vist. kaua sul puhkus kestab, on sul teada ka umbes? no ei. jaa, on teada. okei, lähme. ei tegelikult 20–20, aga mul on veel jutud, et kas ma lähen, kuna koondis vaata, teistel on pikem puhkus kui mul, et kas ma lähen siis sel ajal tagasi või ei lähe. kas Kölnist läheb keegi MM-ile ka? sa mõtled 17 või? ei, ma mõtlen MM-finaalturniiri USA-s. Kölnist? ma ei usu. Teil oli ju päris palju seal väljaspool Saksamaalt ka mängeid ju. sa mõtled, ma mõtlesin ainult Saksamaalt, sorry. ei no ma arvan, et üks ameeriklane läheb ja seal aga nendega ei ole nii palju suhelnud ka? ei, olen ikka, me ju näen neid iga päev, me teeme jõusaali koos ja ikka räägid ja kui mingi ratast istud kõrval, sa hakkad juttu rääkima ja ma rääkisin selle Islandi vennaga, kes meil on, ütlesin talle, kuule, me mängime omavahel ja siis rääkisime juttu sellest nagu ja niimoodi. Ja siis ma mõtlesin lihtsalt, meil lähevad noorte finaalturniirile tuleb ju kõvasti ju. et mis Kölnist seal on 2 venda ja teistele turniirid lähevad ka noortest või? Mis sa arvad, kuidas Eestil läheb noorte turniiril? Ma olen põhjalt, ma loodan hästi, et saadab näidata jälle ennast ja kõik on võimalik. Kahju endale ka, et ei ole nagu jaa, siis ma mäletan, kui see jutt oli selle finaalturniiris, see oli kas minu vanus saab või saab see vanus ja oleks see minu vanus saab, oleks väga olnud. Mõtle A-koondises ja siis veel paned noorte turniiriga. see oleks väga äge olnud. Aga nüüd saavadki need noored oma võimaluse, et mäletame kunagi ju aasta tagasi, kas oli 2012 või niisugust oli ka see turniir Eestis ju. jah, ma olin 5 siis muidu. 5 jah. ei mäleta. Aga käisid vaatamas? Käisin, kui oli U21 EM-finaal. Ma mäletan, ma käisin finaali vaatamas vist, Hispaania mängu. Ja ma mäletan, Hispaanias olid ju Soler ja siuke vend nagu Lato või Lato. Toi Lato jah? Lato jah, nad olid Valencias. Ja kuna mu isa tegitas seda mingit Valencia laagrit, siis nagu sellepärast oli ka, mis ma läksin, küsisin pilti, siis ma mäletan, istusid tripkal. Läksin, küsisin pilti ja niimoodi. Oled sa veel mängumeesilt pilti küsinud? Oi, palju. Ma olen suur fan. Kelle kõige kõvem pilt sul on telos? Fanboy. Van Dijk äkki või? Kus sa Virsi Van Dijk'i nägid? Eestis. Siis kui ta veel, mitte veel mängija ei olnud, on ju? ma olin mängija, aga. No okei. Tegelikult ma olin väikest. Aga ma arvan, kõige ägedam see, mis oli mul Liverpoolis. Seal oli see mingi Tere piimakampaania, ma ei tea, kas sa mäletad, kunagi oli. Et selle kaudu sai sinna... Et tee mingi video Tere piimatoodet, ma tegin ja ma võitsin selle. Täitsa lõpp. ja siis see auhind oli, et lähed Liverpooli mängule. Aga võitsin selle ja siis me ütlesime Klaavanile, kuule, et Klaavan Liverpoolisse läheb. Ja siis me ütlesime, et Klaavan sai meile mingid pilet, vaata, kus saad sinna alla mängijate sinna minna. Siis ma läksin sinna ja seal olid kõik ja seal oli... Salahid ja kõik. Salahid, neil oli eraldi oma boks raha, aga seal olid Matip, Kaarius, kellega veel. Ja pull oli see, et peale mängu ma läksin Klaavaniga tema auto andis mulle Anfieldi, ma sain muru peal käia värki. Ja ma kõndisin riietusruumidest mööda ja Kane lõi vist oma mingi 100. värava või midagi sellist. Ja ta andis intervjuud ja ma ootasin seal ja peale mängu ma läksin ja siis tuli ja siis ma küsin pilti ja ma sain Kane'iga pilti ja nüüd, kui ma olen olnud Saksamaal, siis sama oli, et läbi kellegi Bayerni mängu käisin vaatamas, aga me olime seal lounge'is ja peale mängu tulid need mängijad ka sinna lounge'i ja mul on Koemanid ja kõik on ju nendega ja ma läksin Kane'i juurde, näitasin seda pilti talle. Näitasid jah? Ja ma ütlesin, kuule, et mul on suga pilt, ma mingi Insta-archiividest ostsin üles, et kuule, et ma tegin suga, kui sa 100. värava lõid. Ja siis ta oli seal üliilus inglise keelega, et väga äge, rääkisime juttu mingi 2 minti ja siis ma tegin uue pildi. Äkki kunagi Müncheni Bayeris koos? Siis oleks ju veel ilusam see Feeris. See oleks väga ilus. Nii, aga jah, koonsega, ja tuleb ju üks suurem koonsepaus ka ju, sügisel. Jaa, väga huvitav tuleb. Et see tuleb ju täiesti teistmoodi, et kas 3 nädalat kestab koonsepause? Et 3 nädalat kestab koonsepaus vist ju? 3 või 2, jaa. Midagi, et... Jaa, 2-4 mängu vist. Väga huvitav. Oled valmis? Ma olen alati valmis. Igale poole mina. Väga hea.
Ühesõnaga, Papsi rekordit teed üle, jah, 144 mängu, 10 väravat, 45. 145 mängu. või siis äkki, mis see praegu rekord on, 158 Vassiljev, jaa, seda ei pea üle tegema. alustame Popsiga. arvestame Papsiga, okei, aga 10 väravat kindlasti. jah, nii, mul on sulle ühed kiired küsimused ka, enne kui me räägime sellest suurest finaalist ja mis kõigest toimunud on. Kas, ehk siis mina küsin, sina vastad kohe. kohe, jah, quickfire. kõik vaja, Kunstmuru või värismuru? päris muru, Värav või sööt? mõlemad. värav. Värav. Ma tulen korra esimese küsimuse juurde tagasi. Kas Portland Arena kunstmuru või see Nõmme Unitedi muru, mis oli nüüd Paide vastu? sa küsisid eile seda. ma küsisin, jah. ma arvan, see peab olema võib-olla isegi Sportland. see peaks olema Sportland. peaks aga olema kui sa oleksid Nõmme Unitedi mängija? Sportland. ikka, sest et sa oled mängumees, sa tahad mängida. ma tahan mängida. ja seal Nõmmel väga ei saanud mängida. no seal ei saa ju. ei saanud. ei saa. kodumäng või võõrsilmäng? kodumäng, oleneb. kodumäng fännidega ja võõrsilmäng fännidega ja siis on võõrsilmäng. kui on võõrsil, kuskil, kus on retsid fännid vastasel, siis võõrsil. ehk siis koondisega kodumäng, klubiga võõrsilmäng näiteks. niimoodi ütles Robiga. Barcelona või Real Madrid? no siin on 100% Barcelona. 100% Barcelona. 100%. Lamin Jamal või Michael Olise? Lamin Jamal, aga Olise on väga reitselt jah. aga Lamin Jamal on kas asi see, et Jamal on rohkem sulle meeldib ja jaa, sest mulle meeldib see, noh, Olise ka, ta on lihtsalt noh, ebareaalne, aga Lamin nagu, ma arvan, Olisel on veits see, kuidas see inglise keeles on, recency bias ja Lamin on nagu pikalt seda teinud, aga Olise see, mis mäletan, vaatasime Bayerni BSK mängu ja siis Paps helistas mulle, ütles, et Taaro, kui sa paneksid Eesti liigasse, Olise, teil peaks kõigist läbi, lihtsalt ta võtaks keskkonnas, saaks palju. oleks lihtne. Robbie rääkis ka, et kui ta peaks Olise vastu mängima, et seal vist pole varianti. ei, ma arvan, kui sa paneksid Olise, ma arvan, ükskõik mis nagu top liigadest välja, ta lihtsalt võtaks selle palli ja teil peaks kõigist läbi lihtsalt. aga ma küsingi nii, et noh, kui me käisime nüüd T-jalgat mängimas, no ma saan aru, et see taseme vahe on nagu meeletu ja ma mõtlengi, et ebareaalne, et mingid ajakirjanikud tulevad mingi jalgpallurit kritiseerima ja niimoodi ja nii edasi. aga siis ma mõtlen, võtagi näiteks Eesti liiga äärekaitsja ja pane talle see Olise vastu. kas see tasemevahe on veel meeletum, mis on Eesti liiga kaitsjal Olisega või näiteks minu tasemevahe Eesti liiga kaitsjaga? Sinu tasemevahe on ikkagi suurem. ikka suurem, ma arvan. aga mida peab tegema siis see Eesti liiga kaitsja, et jõuda Olisele lähemale? Trenni, mis ikka teed? aga ma võin samamoodi trenni hakata tegema. võid, hakka. mul on praegu, las igaüks jääda oma lihtsuse juurde. ei, aga ongi, sa ainuke, mis sa ikka teha saad, sa ei saa ju, jah, sa võid öelda, Olisel on kas ta on andekam? on andekam, aga sa võid ju rohkem trenni teha ja püüda järgi jõuda, ma ei ütle, et sa jõuad järgi, aga sa võid teha rohkem tööd ja järgi jõuda. et kokkuvõttes ikkagi on ju asi töös. jah, muidugi. aga andekus ju, ma ütleks, et loeb ka elus. muidugi, sa pead, noh, muidugi. kui sa ikka oled lamp jalaga, siis on raske ju. siis on raske. Neymar või Messi? Neymar. Neymar. see on mu lemmikmängija. Ronaldo või Neymar? Neymar. Neymar on top 1. ei, lemmikut, et mulle meeldib Neymar rohkem. Messi, Neymar, Ronaldo. ei no, jah, Messi. pane sulle top 3 paika. top 3 või? Messi. läbi aegade. Messi. kui ma ei ole see halb, ma ütlen Ronaldo ja Neymar, aga muidu enda peast tahaksid öelda Neymar. tahaks öelda Neymar, aga sa pead ikka aus tegelane. aga miks rohkem Messi kui Ronaldo, kui me just rääkisime tööst? Ma lihtsalt, noh, sa räägid, et noh, sa ei saa öelda, et Messi ei ole ka töökas, vaata. ei, me muidugi ei saa. ei saa öelda, lihtsalt ongi üks, no minu meelest nad on, see on suht naljakas tegelikult, kuidas on nagu minu meelest nagu, kuidas nad on kaks täiesti erinevat, nagu üks on ülitöökas, teine on andekas ja see on nagu nii huvitav minu jaoks. aga noh, ma vaatan Messi seda nagu, Messi suudab teha rohkem kui Ronaldo, minu jaoks. see on, ta suudab. ei, see muidugi, nii palju kui nii erinevad inimesed on erinevad arvamused, that's okei. ei, ma mõtlen seda, et sa vaatad, kui sa vaatad neid, noh, kõik räägivad Ronaldo väravatest, onju, aga Messil on umbes sama palju väravaid ja tal on 100 midagi mängu vähem, vaata.
aga mõtlen, et nende positsioonid olid ka kunagi erinevad. Jaa, Ronaldo ma mõtlen- mängis Manchester Unitedis, kui ta oli mingi 18 paremas äärus, et see karjääri see ülesminek on kõigil erinev, et kui sa praegu võrdledki näiteks Jamali ja Oliset, Olise mängis kuskil Palace'is. ja see on, no ma räägin seda, et igalt poolt võib kuhugi jõuda nagu sa võid olla, noh kõige parem Jamie Vardi lugu on ju, aga sa võid igalt poolt kuhugi jõuda nagu. Minu arust Eestis on ka äge Rimo Hundi lugu nagu. noh, vaata, kuidas mees jõudis A-koondasse välja. ja vaata, no äge on muidugi Promissi lugu nagu. no Promissile jõuame ka. jah, no see on, ma räägin, igalt poolt võib kuhugi jõuda nagu. aga jah, Promissi juurde me jõuame hiljem. Nii, Champions League'is, kelle poolt oled finaalis, Arsenal või BSG? BSG võidab? Kindlalt, ma arvan mingi 3-0. 3-0, väga kindel võit. väga kindel võit. Aga miks BSG? Kas sulle meeldib BSG mänge rohkem? jaa. BSG Bayernit sa juba puudutasid, sa vaatad? ma ei jaksa seda harampooli vaadata. Ei jaksa vaadata seda. ma räägin, Robiga rääkisime ka, et minu meelest see Arsenal on ja see Inglismaa jalgpall on veidikene minu jaoks seda jalgpalli nii-öelda armastust nii-öelda kahandanud, aga see BSG Bayerni mäng, see oli see, mis tõi mind jälle jalgpalli juurde täiesti tagasi. See oli... Et mis emotsioonidega sa ise seda mängu vaatasid? Ma vaatasin seda mängu, sest ma mäletan, mu üks sõber ütles mulle 0-0 jääb pooleks. 0-0, et see on midagi ülihaipe on 0-0 jääb. Siis ma ütlesin papsile ka, et kui on üks, ma ütlesin 0-0 jääb. Siis mis see poolaega oli? 3-2. Siis paps ütles, et kui see sõber, see jagab midagi. No see oli nagu total football ju. See on see, mida me jalgpallit ootame. See on see kaitsest, noh, selles mõttes ei öelda, et kaitse on halb. Kaitse tegi kõik, mis see ja just ründal oli nii palju paremad. Aga kas sa ise vaatasid seda mängu ka nii-öelda oma taktikalise pilguga või sa vaatasid seda mängu lihtsalt nautida? Ma vaatasin mõlemat mängu. Aga kas sa naudid nagu neid mänge, kus sa vaatad jalkat? Jaa, muidugi. Aga vaatad ka oma positsiooni põhjalt ka mänge? Ei, ma päris nii, no võib-olla vaatan, kui ma vaatan Pedrit näiteks, siis ma mängisin kuue, ma vaatan nagu, ma suht vaatan, mis ta teeb ja niimoodi, aga ma lihtsalt ma vaatasin, kui ma vaatan Partsat, ma vaatan, kuidas Pedri mängib, mis ma lihtsalt vahepeal on küll, lihtsalt vaatan nagu naudingu pärast ja Lamini ma vaatan ka. No need söödud. Ma ei teada, aga sul on pilt on ju Keini ja Van Dijkiga, aga mul on pilt Pedriga. No, sul on kuhu püüelda. Mul on kuhu püüelda, alati on kuhu püüelda. Just. Nii, aga lähme sinu superstaari juurde ka korra. Lamine Yamal. Mis sulle Yamali puhul meeldib? Mulle meeldib see, ma ei kutsuks seda, mulle meeldib see enesekindlus nagu. See inimestele ei meeldi. Ja mul on mul endal ka Arrogantsus saab arrogantsus nagu. Aga arrogantsust on ju elus vaja ka mingil määral, et jõuda kuhugi. Muidugi, ma arvan, mul on ka seda, sest ma olen ka teinud, ma räägin, ma olen teinud ka selliseid väljaütlemisi nagu, mis nagu inimestele läheb peale vaata, inimesed on tegi, et kas sa oled jalgpalli Henri Rell? Ei. Sinna kategooriasse päris ei lähe? Ei, no ega muidugi Rell valesti ei öelnud, ta jõuab NBA-sse ja ta tegi ära selle asja. Ma räägin, et ma võin panna ennast sinna, aga ma räägin selles mõttes, et ma olen öelnud nagu asju näiteks, et ma tahan võita mingit individuaalset auhinda ja ma tahan jõuda Bundesligasse, Premier Ligasse ja ma ütlesin, et ma jõuan sinna ka mingi ajaga, vaata. Ja minu jaoks inimesed, ja siis inimesed ütlevad, et see on täiesti lolliks läinud, mis ta teeb. Aga need inimesed ei tasugi kuulata. Ja ei tasu, ja ma mõtlen nagu, et ma näiteks, miks ma ei või nagu unistada, miks ma ei või töötada selle nimel nagu, et peabki nagu, mul on vaja ju, kui ma ütlen, et ma tahaks mängida ainult Paidest terve tahaks mängida, jah, ma tahan 500 mängu Paidest teha, see ei ole ju midagi, kuhu nagu ma saaks pürgida nagu. See on, jah. Minu meelest kõige parem ongi, et kui sa paned endale siukse nagu eesmärgi, mis ongi praktiliselt võimatu, mida saada, sest siis sul on midagi, mille jaoks kogu aeg töötada nagu. No ma olen kuulnud, et nii kaua, kuni sa suudad seda unistada, on seda võimalik ära teha. Täpselt. Minu meelest see ongi nagu... Et ma võin küll unistada Ballon d'Orist ja seda ma ise ei saa, aga... aga ma ütlesin, et ma võin unistada sellest, et ma tahaks seda võita ja mul on millegi poole, mida pürgida, siis mul jääbki millegi poole, mida pürgida nagu. Aga mõni inimene ütleb niimoodi, et lihtsam on panna oma ootuse madalamal, siis on võimalik vähem pettuda. Mis sa neist arvad? No, sa võid teha, sa võid, aga ma arvan, sa siis ei... Ambitsiooni ei ole, sa pead nagu midagi nagu pead ikkagi kõrgemale jõudma ju, nagu pigem nägin mingit seda, et kas sa pigem võtad 8 riski ja hitid nagu 7 nendest, või võtad 100 riski ja saad 8. Kumba nagu pigem 100 siis. Pigem võtad seda, mis rohkem annab. Ja Lamini oli ka see arrogants
sest kui ma mängin kellegi vastu, ma arvan ka, et ma olen tast parem. just. Ma olen sinust parem, nagu ma võin öelda. Ma olen nii palju seal Saksas ka nagu, kui meil on väiksed mängud, ma ütlen, ma olen parem, sest nagu ma lihtsalt, seal meil on hästi palju vaidlusi ja nii-öelda kaklusi olnud. Tiimi sees. Noh, see ongi, sa oled väiksed mängud ja keegi läheb kodaratest. See on täiesti, ma just väga hea, et sinna viisid, et Federico Valverde ja René Tšobeni teatavasti läksid ju vaata riietusruumis kaklema. Okei, no see on veits teistsugune teema. See on, aga samas meil on ka seda olnud, meil on ka riietus, meil on olnud nii, et mingi vend tuleb kallale lihtsalt riietusruumis ja siis teised lükkavad vahelt ära nagu. Just, et see on täiesti normaalne, et ju riietusruumis tiimigas lähevad kaklema. Lihtsalt see jõudis meediasse välja. Et see, jah, see ei ole okei, kui mingi ongi, kes sellised Tanise Baios, kes selle vist välja liikis, on ju. Kui sul ongi tiimis selline nii-öelda, kus ma ütlen, jobu lihtsalt, kes ajakirjanduse teada annab, siis ei olegi midagi teha. Aga see on täiesti okei, et igas tiimis ju neid asju tuleb. Jaa, noh, meil on ka hästi palju olnud niimoodi, et trennis on läinud midagi, siis sa oled kellegi öelnud, sa ütlesid, et riietusruumis ma olen lõgu sulle. Mul on öeldud, riietusruumis ma murran su jalad ära nagu. Samas mõtled ebareaalne, on ju? Ebareaalne, aga midagi tegelikult ei juhtu, istud maha ja kõik on korras, nagu see on nagu emotsiooni pealt ja aga on ka riietusruumis olnud nii, kus meil on see käru, kus riidel see lükatakse pikali ja mindakse kallad, aga siis on võtad vahelt ära, kus te lollid peast arvan maha, et istuvad maha ja kõik on korras. Kilo? Jah. Ei ole probleem. Kas Lamine Yamaalist võib saada sinu meelest läbi aegade parim jalgpallur? Vabalt. Mis sa arvad, aga sina? Ikka, miks mitte? Sina ja Yamal koos Spartas kunagi? Miks mitte, vabalt? Kus sa näed, mis on sinu unistuste klubi, kus sa mängida tahaksid kunagi? No Parts ongi unistuste klubi, aga kui ma peaks liigat mõtlema, siis ma alati olen, et Inglise liiga oleks kõige parem. Siis sa pea uut keelt õppima. Hispaania keelt võiks õppida? Jaa, aga mõtle, kui äge oleks, et sa ei pea midagi õppima. Ei, ära nii ka mõtle nüüd. Karlal näiteks hispaania keel tuli päris hästi juba. Jaa, Karlal on saksa keel päris hästi. Kuidas sinu saksa keelega on? Ei, okei. Ei, kui keegi saksa keeles minuga räägib, siis ma saan aru sellest. Guten Morgen, jah. Ja ei no see, et mul tavaliselt on nii saksa, et kui keegi küsib midagi, siis ma vastan lihtsalt inglise keeles. Aga aru saad juba päris hästi? Jaa, suht. Kas see on... ma hakkasin mõtlema, et mis see võiks olla järgmine keel, mis sa õppida võiksid, aga noh, võiks olla inglise keel, Inglismaa liiga, on ju. Jaa. Nii, aga sel aastal toimub siis ju suur turniir, finaalturniir, kuhu sinu sõber ka läheb ju, Promise David. Vist küll, jah. Loodame, et läheb. Jaa, vist ütles. Ei, ta ütles, et ma lähen, et aga kas ma mängin seda, ma ei tea, aga ta kindlalt läheb. Kas see vigastusega probleem? Jaa, Promise on ikka see vigastus. Kuidas sa Promisega üldse niimoodi nii lähedalt tuttavaks said? Ma arvan, kui me mängisime omavahel, et ma ei rääkinud taga, kui ta oli siin, aga kui ma hakkasin omavahel mängima ja rääkima, siis meil olid muidugi ka need nagu sõbrad olid nagu samad ja läbi selle hakkasime rääkima omavahel ja käisime ringi ja... Oled külastajal ka Belgias käinud? Jah, ma käisin ta mängu vaatamas, kui nad mängisid, et siis me olime koos. Promissi puhul ka meeletu ju tegelikult see, mis ta loodus on andnud nagu. Aga samas see töökus, mis ta kuhu ta iseennast välja on jõudnud, et me võtame, tema mängiski just nendel kartulipõldudel siin Eesti madalamates liigades ja siis jõudis välja Belgia kõrligasse. Allianz siis Bayerni vastu. Just, Kanada koondis. Ma rääkisin Promissiga ja ma rääkisin, et meil on suht sama rutiin, nagu mis on päris äge, et me ei tee mitte midagi, sa teed trenni, sa sööd ja sa lähed koju ja sa magad. No ma pean õppima ka lihtsalt kooli. Vihvat veits. Jah, vihvat sellist asja, aga nagu midagi muud me ei tee, nagu see ongi nagu kõik, mis me teeme praktiliselt. Et elutempo on kõik sama? Jah. Lihtsalt loodus on talle natuke andnud rohkem vist. No aga loodus on mulle midagi ka rohkem andnud, mis talle. Ja kindlasti, et sealt tulevadki need teised vahed sisse, aga mis sa näed, kuhu Promis võiks jõuda? Skadist oli imet, ma arvan, nagu. Laust, noh, see, mis tal... Sest meile tuli, Kölni tuli üks vend Unionist, Promissi satsist ja ma küsisin talt, ma rääkisin taga niisama, ütlesin, kuule, et Promiss ütles, et kuule, et ma tean ka Promissi, ütles ja rääkis, et unreal nagu. Et kui ta tuli, me vaatasime Unionist, mis... No, tehnika ei ole, aga ta on nii haige tank. Ja oligi, ta ise ütles, on ka öelnud, kui meil on väiksed mängud, ma ei saa, aga noh, sa paneb mulle palli nii taha, ma jooksen, ma olen ära seal. Ei no ma mäletan, ma kommenteerisin Promissi debüüti Belgia mingi superkarika mäng oli äkki. Kuti esimene puude oli lihtsalt see, et ta võttis selle oksa kohaga pall, läks 4 meetrit õhku lihtsalt ja siis teine puude läks pall, ma ei tea. Ja siis
ja siis, mis hakkas juhtuma pärast seda ju, mis ta pani 10+ väravat hooaja jooksul, üks suurimad liiga väravakütte, et numbrid on megad ja mis siin vahepeal räägiti, 20+ milli üleminek, et loodame, et ole, sama, mis oli see, sul ei ole vaja olla nagu, sul on üks hea asi, 3 head asja, millest sa oled nagu top level ja vaata kaugel see. just, et see, need top asjad nii topiks kui võimalik, et see on ju. Aga väiksena, kui hakkasid jalgpalli vaatama, kes sul siis riikides kõige rohkem sümpatiseeris ja mis oli esimene MM, mis sa vaatasid? Brasiilia on mul 2014 MM ka või? jaa, see oli, esimene ma mäletan, ma arvan, ma ilmselt vaatasin 2010, aga ma mäletan 3 aastasena. 3 aastasena. Aga Brasiilia, Neymari pärast on alati ja ma olen käinud vaatamas ka MM-i. Mis MM-i sa vaatamas käisid? Siis, kui Venemaal oli, et ma käisin Brasiilia, Costa Rica mängu vaatama. Eks Brasiilial on sinule helle koht südames. jaa, aga ma arvan isiklikult, et see aasta võidab Hispaania. Okei, aga milline oli sinu esimene reaktsioon, kui sa nägid, et Neymar Junior kuulub Brasiilia koondisesse MM-il? See päris, sest see Tabasalu, isa on mul Tabasalus ja seal töötab üks brasiiliane ja ta vist on Brasiilias. Ja ta rääkis, et kui see uudis välja tuli, siis Rios ei saanud liikuda. See oli pidustused olid nagu, mis on nagu päris haige. Ta on täielik ikoon Brasiilias. Ta on haige ikoon. Ja ei, see on äge, väga äge. Et kõik Ronaldo, Messi, Neymari viimane World Cup on kool. Et viimane tants, jah. Mis sa näed, missugust rolli Neymar mängib Brasiilia koondisesse selle MM-il? Oleneb, kuidas tal vigastustega ja niimoodi ma arvan on, aga ma ei näe põhjust, miks ta ei pruugi alustada vahe mõned. Sa arvad, et sa näed, et võiks olla starter? Ma ei tea, ma ei usu, et kõik mängud, aga mingi mäng ikka, ma arvan, tal on see lihtsalt see, sul on vaata, igas satsis on see liidri roll nagu, kes ikka, no see on täielikult Neymar. jah, kogemusega ja niimoodi nagu. Eks seal on veel, ma arvan, liidrid, Rafinha näiteks on ju, et ta on ka aga mis on huvitav, on see, et Thiago Silvat ei ole koondises. No eks tal on passis vanus ka juba, kuigi ma ise mõtlen selle peale, et Eder Militao nii vigastusega välja, et siis võiks olla seal Thiago. Aga see hooaeg, mis ta tegi, oli ikkagi päris imeline. Mega jah, aga lihtsalt Neymar siis võttis Joao Pedro koha üle, et mis on ka veidikene ülatav. Aga kas Joao Pedro, kas ta ei ole vigastustega selle pärast? Ta oli Chelsea aasta mängija. Jaa, aga ta eile ei mänginud ka ju. Eile ta ei mänginud, ma arvan, väga lihtsal põhjusel. Miks? Ma arvan, et see põhjus on selles, et ta ei saanud koondisesse. Ma arvan, ta on vigastatud. Ma arvan, seal on midagi, mida... Aga ta mängis ju FA Cupi finaalis. Jaa, aga ta ju lõpus hoidis... võis olla küll. Ma arvan sellepärast, et siis kui ma, nii palju kui ma tean, ongi, et 2 suurt üllatust on, et Thiago Silva ja Joao Pedrot ei ole. Aga Aura jäi ka välja ju, Anthony. Vini asemel. Vini asemel, võib veel swapi ära teha. Mis sa Vinist arvad? Võid täiesti aus olla, et keegi ei kuula, ei vaata. Ei no, sina kuulad, aga ei, tegelikult. No on kloun. Ei, on. Vaata, tal on sama nagu see Laminil, see arrogantsus, aga nagu minu meelest Laminil nagu on see õigustatud. No Lamin ikkagi on 2 jalaga maa peal ka mingil määral. Kuigi mulle üks asi Jamali puhul üldse ei meeldi, mida ma olen siin varem ka rääkinud, on see, et ta omale krooni ise pähe pani. See on veits too much on ju. Aga Vini puhul on see, et tal tulevad need muud agad seal mängu, mis ta on. Et rassismi temaks aga lihtsalt on muud probleemid on ikkagi ka väga suured. Jaa, nagu, see kõige haigem on see vahetuse teema, et kui sind välja vahetada. Ja see klassikos on ju. Ja veel see, et nagu ise, kui sa käitud, nagu sa käitud, on ju, aga kõigi sulle seda teeb, siis on nagu suur probleem. Just, et siis on paha. Aga näed, et Hispaania võidab selle MM-i? Jaa, ma arvan küll kindlalt. Mis pärast? Ma arvan, et see overall tiim on nagu nii... Kui Garcia on väravas. Sean Garcia, Patsarat. Aga kui on Raia? Läheb raskeks. Ja Unai Simon? Väga raskeks. Aga Simon ongi väravas ju? See on üks väga suur üllatus, aust. Et võiks olla ju Partsa värav. Võiks Garcia, kes on, ma arvan maailma väravat praegu päriselt. Parem kui Courtois? Nende vahel ma arvan. Courtois on lihtsalt, aga Garcia nagu need seivimist, ma vaatan Partsa mänge. Aga Karla, teine, Karla on number 1. Karla on number 1. Garcia number 2. Potential on vähemalt olemas. Ei, ongi. Nii väga hea. Kuidas läheb siis sellel teistel nendel tantsumeestel, kellel on viimane tants Argentiinal? Argentiina võib vabalt ka kaugele, ma arvan, jõuda. Mina ise, kui keegi küsis mult, et mis sa arvad, mis on siis see sats, kes nagu mingi suur sats, vaata, kes välja kukub. Ma ütlesin Portugal. Portugal? Sa arvad, et Cristiano Ronaldo ja Portugali hästi ei lähe? Ma arvan. Miks? Ma ei tea, neil on nagu huvit, neil on keskväli väga top.
Bruno, Vitinha, Neves, Bernardo. Kaitses neil on Nuno Mendes. Nuno Mendes. Aga ta on ma mõtlesin ka nagu, ta ei ole äärekaitse ju, see PSG mängu vaata, ta on igal pool noh. Ta on igal pool. Jah, aga kas minu meelest on maailma üks parim, ongi maailma parim kaitse? Jah, no ma ei tea, mis positsioon ta on küll enam. Aga kaitses on ka ju Ruben Dias, seal on olemas Inacio noored mehed, paremsääres on ju Partsa mees Cancelo. Ja, ei, aga ma arvan, et keegi alati peab suurtest nagu välja langema. Ja see on Portugal ja Ronaldo, jah? Portugal või Saksamaa samas ei ole, jah. Itaaliat ei ole. Saksamaa võib ka, Saksamaad kunagi ei tea nagu. Võib kehvasti ka minna arvata. Väga top, aga väga kehv ka nagu. Mis arvad, kas Neuer võiks olla A-konservaat Saksamaal? Praegult ju valiti ju nimekirja ja käivad seal läbirääkimised Nagelsmanniga, et kas ta mängib või mitte. Et Neuer on jätkuvalt ikkagi top ju. Jaa, ei kindlalt. Kes see veel siis on? Sakslastel äras, Baumann on üks. Aga kas ei ole see Nübel äkki? Nübel jah, Stuttgardis jah. Ja Ter Stegen ju see vigastada. Ja ma arvan, siis peaks kindlalt olema ju Neuer. Just. Baumann on umbes sama. Mis sa arvad Norra võimalustest? Norraga sa ise oled mänginud korduvalt. Väga võivad ka väga kui sul on Haaland, Ødegaard, Ryerson, kõike võib juhtuda ju. Kes Robbie sama koha peal ütles, et talle väga meeldis Antonio Nussa? Jaa, väga haige. Nussa on. Aga mina ütlen, et minu jaoks oli kõige haigem mäng oli Berge. Ma pidin esiteks teda võtma esimene mäng. Ja kas see on see Pulamees, jah? See ei ole loogiline, et nii suur vend liigub nii kiirelt. Ta tegi pette, ma tean, et ta teeb seda ja ma tean, et ta läheb sinna ja ta läkski sinna, aga ta see esimene samm on ju nii suur. Tema üks samm, ma pean 3 tegema. Kas ta on selline Sergio Busquets või? Ta on siuke, jah. Ma arvan, minul oli kõige haigem oli Berge ikka nagu. Kas see mängib on nagu crazy. Nii et Norra jõuab kaugele? Ma arvan küll, jah. Aga kui sa pead valima välja nii-öelda suurte riikide kõrvale veel ühe, siis kes jõuab kaugele ongi Norra siis, jah? Ja Norra, kes seal veel on? Ma ei tea. Rootsi? Ei. Ardotsil ei lähti. Ma ei tea, seal Afrikas on mõned riigid olemas. Aga jah, pigem ikkagi ma arvan, et suurriikides keegi võidab see aasta ikkagi. Jah. Et sellist 24 Kreekat ei tule. Ei. Marokko äkki. Marokko jah, või Senegal näiteks võib ka ju tegelikult hästi mängida. Kunagi ei tea. Afgani meistrid. Kuidas seda intsidenti pealt vaatasid? Kujutaks ette kunagi näiteks, et Eesti nüüd Balti karika finaal me ei teeks samamoodi. Ma mäletan ju, keegi kirjutas gruppi meil, et kuule siuke teema, ma ei vaadata seda mängu. Ja siis ma mäletan, kuskil Channel 4 said osta, panin peale mängu ja päris pull. Ebareaalne. Ja siis kui see uudis tuli, et Marokole antakse see, vaata, meil on ju Marokko sakslasi on satsis. Jaa. See läksime, rääkisime nendega ja nüüd viskasime nalja. Mis nende arvamus oli siis? Afgan Champions. Kuule, egas midagi, Patrik, mul oli väga tore sinuga, mul on väga meel, et sa tulid. Ja ma soovin sulle palju edu, kus iganes sa järgmine hooaeg mängiks, et läheks ikkagi hästi ja seal oot. Ja sügisel siis pakime seal A Le Coq Arena täis ja varsti oleme finaalturniiril. Suvele ka? Suvele pakime ka. Paigas siis. Tänud sulle. Aitäh.